Mine pekki, ilus kala oli. No tere taas, sõbrad. Käes on laupäevane päev. Õues on hetkel 7 kraadi sooja, aga läheb soojemaks kõvasti. 14. märts. Ja täna on plaanis teha kokku, kui jõuan 4 jõge. Üks jõgi on, mida ma olen juba see hooaeg korduvalt käinud tegemas. Nüüd lähen juba 3. korda. Teine jõgi on, mida ma olen korra elus püüdnud, aga kala seal oli. 3. jõgi on, mida ma sealt kohast, sellelt lõigult ka ei ole kordagi käinud. Ja 4. jõgi on täiesti uus jõgi, mida ma ei ole üldse kordagi püüdnud. Äratus oli küll 6.30, aga see üksinda kalale minek on selline, nagu ta on, et siis ei ole sul mingit kohustust ja lükkasin edasi kõvasti seda äratust. Lõpuks ärkasin mingi 7.30 ülesse ja nüüd on kell juba 8.30. Olerexis nägin kalameest, tuli jutustama, natukene vahetasime muljeid, rääkisime, mis täna plaanid on. Ja loodan, et sul läheb ka hästi ja saad ilusat kala. Aga okei, näeme juba siis jõe ääres. Jumalauda küll. Ei oska seda kalapüügi värkina. No nii, mitte kusagilt üks kala. Täiesti mitte kusagilt. Aga siuke jah, 30. Nii käsi märjaks. Jah. Siuke 3 senti alla mõõdu. Aga mul on väga hea meel, et lõpuks tuli. Nii. Nii. Mine. Ja teine kohe otsa. Oi, meil on ikka jõudu nii, et kole. Väga rets. Ja teine kohe otsa. Sügavalt põhja pealt tulevad. Oih, läks minema. Aga see oli väiksem, see oli 30. Ei no tore. Ma arvan, et ma olin esimesel jõel kokku umbes selline 45-50 minutit koos kõndimiste asjadega, ja ma usun, et ma sain päris hästi nagu pildi ette, et kui aktiivne see kala on, et õnneks kaks siis kala tundsid landi vastu huvi ja kui eelmine kord näiteks käisime Kermoga sellel lõigul, siis oli täiesti puhas 0. Nii et aktiivsem see värk kindlasti täna on, aga ma ei hakanud sellel jõel enam kaua aega viitma, et rõhk on ikkagi sellele, et avastada täna nagu rohkem kas siis uusi jõgesid või jõgesid, mida olen väga vähe püüdnud. No. Come on. Üks kala. Rohkem ei tahagi. Nii, jõudsin siis järgmisele jõele. Ma ei kujuta ette, kuidas mul siin liigelda on. Aga veetase on küll mega kõrge ja väga kiire vool. Et saab olema keeruline püüda. Mulle tundub siin ülikeeruline olevat ja
vesi on pigem madal. jah, vesi on pigem madal, siin on mingisugune Kopratamm. aga ma panen siit kaugelt, proovin. erilisi lootusi. küll ei helita, et paras avastamine on. käisin ühes teises kohas ka samal jõel ja liiga nagu madal. No nii, minu siis tänane nii-öelda avastamise päev lõppes siis sellega, et olen ikkagi tuttaval jõel tagasi, kus mul õnnestus siis eelmine püüks need nullitamise päevad lõpetada. Oh jaa, mõtted hakkavad otsa saama. Kuhu minna? Mida veel teha? Siin on ilmselgelt liiga kiire vool. Igasugust soga läheb alla voolu. Laske mul palun lihtsalt kala püüda. Ma olen täna 190 kilomeetrit autoga sõitnud. Püüdnud 6 jõge. 6. Natukene avastanud. Avastamised ei ole läinud hästi. Ja ma tahan lihtsalt kala püüda. Mine pekki, ilus kala oli. Ai. Nii, ma olen sellele kohale nüüd natukene rahu andnud. Aga no see kala sai ikka konkreetselt konksuga. Nii et kahjuks jah. Oi kurja! Palun ära mine ära! Oi, kui ilus kala! Ossa kurja, kui ilus kala! Oi, kui ilus kala! Andsin sellele kohale rahu. Väga kena kala. Ja käes. Kurja küll. Nii. 43 senti. 830. Aga täitsa kena toonus. Täiesti kena toonus. 43 senti kala. Nii et tuleb söögilauale. Oi, ma olen nii rahul. Nüüd võib küll öelda, et #nevergiveup nagu Maiklile tõlgiks siis, et ära eales anna alla. Nii, okei, sõbrad.
kell on saanud täpselt 6 ja mul see keskendumisvõime enam nii hea ei ole, nagu ta võiks olla. Ja tuli veel võtte, tuli päris mitmeid võtte pöörleva peale, nii et pöörlev ikkagi tõmbate nii-öelda siis põhja lähedalt ja täitsa toimib. See paneb kala liikuma, et üliäge. Ma ei oleks elu sees osanud oodata sellist päeva lõppu, et kella 6 õhtul on mul siis kena 43-sendine kotikala olemas. Arvestades seda, milline päev oli, kus ma käisin, ma reaalselt 200 kilomeetrit olen täna sõitnud ja 7 erinevat jõge ja 7. jõgi oli see viimane jõgi, mis tõi ilusa mõõdukala. Sellepärast ma kalal käingi, need emotsioonid, need on kirjeldamatud. Nii et hooaja 6. mõõdukala. Alustasin hooaega 24 veebruar ja täna on siis 14 märts. Nii et ei ole üldse paha ja ilus mõõdukala, et nüüd ongi 2 40-sendist, üks 46-ne, 43-ne, siis 38-ne ja 36-ne. Nii et alammõõt on siis jõeforellil 36 sentimeetrit, nii et ühe täpselt mõõdus olen ka saanud. Pane like, pane subscribe, meid on 2000-st väga vähe puudu, võib-olla kui see video üleval on juba 2000 täis, võib-olla mitte, aga igatahes. Tšau, paka!